Mis asi see maatriks tegelikult siis üldse tähendab ja mida sellega üldse teha saab? Ehk siis maatriks iseenesest on nii-öelda tõlkes tähendab võrgustikku. Ja selle võrgustiku nagu mõte on tegelikult selles, et igas võrgustikus liigub informatsioon. See ei ole mitte ainult füüsilised teemad, see on ka tegelikult hästi palju sellist energeetilist sagedust, mis maatriksi oma olemuses nagu hoiab. Ja näiteks maatriksid saab täiesti mõttetasandil luua, aga samas saab täiesti ka vabalt seda ära tühistada. Ja miks see nagu oluline on? Et kui sa mõtled oma elu peale ja sa avastad, et sinu elus on asju, mis tegelikult sulle ei sobi, mis sulle ei meeldi ja sa avastad, et sa oled tegelikult selle harjumuse kütkes, siis see harjumus on omaette muster, ehk siis see harjumus on ka nagu võrgustik, mis on tegelikult sinu teadvusesse juurdunud. Miks see nagu oluline on? Ehk siis kogu selle asja nagu mõte ongi nagu selles, et meid juhivad teatavad sellised mustrid ja võrgustikud, millest me tegelikult ise alati isegi ei tea, et meil olemas on. Aga kui sa soovid tegelikult muutusi, siis maatriksi muutmisega, vana maatriksi tühistamisega on võimalik kõiki neid asju ümber mängida, ära muuta ja uued maatriksid oma ellu sisestada. Ehk siis, kui me räägime üldse nii-öelda sellises üldises mõistes nagu energeetikast ja selle energeetika struktuuridest, siis me jõuame alati sinna välja, et selle kõige taga on mõte. Ja mõte on ju teadvuse nii-öelda tööriist. Ehk siis, mis tähendab seda, et kui sa oma mõttemaailmas suudad oma, ütleme siis, vana iganenud mõtte lahti lasta ja tahad sinna asemele panna midagi uut, siis sa tegelikult pead teadma, kuidas seda asja tehakse. Ja mina kutsungi sind maatriksi praktika õhtutele, mida ma teen siis Tallinnas tavaliselt kolmapäeva õhtuti. Ehk siis, kui sul on huvi, kui sa tahad muuta enda sees näiteks mingit tervise maatriksit või tahad sa muuta üldse mingisugust ellu suhtumist, siis tegelikult see on nagu see koht, need maatriksi praktika õhtud on need kohad, kus on võimalik siis saada teavet, mismoodi muuta oma elus mingisuguseid protsesse, mida sa tegelikult juba ammu oled mõelnud, et tahaks muuta, aga sa ei tea, kuidas. Ja maatriksi praktika õhtutel ongi võimalik tulla 2 tunniks kuulama ja katsetama erinevaid meetodeid, sest neid meetodeid on lõputu hulk. Ja siinkohal, kui sul on see tõsine huvi, siis anna mulle kindlasti teada. Minu nimi on Toomas Pilk ja mina tegelen maatriksi temaatikaga juba aastast 2010. Ehk siis sellega on võimalik tervendada, sellega on võimalik oma ellusuhtumisi muuta, sellega on võimalik oma suhteid paremaks muuta või siis suhetest üldse nagu välja astuda niimoodi, et sellel ei oleks mingeid raskeid tagajärgi. Ehk mis tegelikult siin on nagu oluline on see, et kui sa saad aru, kuidas teadvusmaatriks toimib, siis tegelikult hakkad sa enda elu sättima oluliselt paremasse nagu võtmesse. Nii et kui sul on huvi, siis kirjuta mulle. Selle kontakti saad sa selle videoga kaasas olevast kirjeldusest ja põhimõtteliselt avasta enda jaoks midagi täiesti uut. Nii et maailm on mustrites, võrgustikes, energias ja valguses. Seega tule kuula, mismoodi tehakse maatriksiga erinevaid muutusi.